tere! On esmaspäevane Facebooki laivi aeg. Täispikka videot näed siis minu profiililt. Ja võtsin selle aasta alguses endale eesmärgiks iga nädal esmaspäeviti kuskil lõunasel ajal tulla Facebooki laivi ja vastata 2 küsimusele. Ehk siis, mida ma eelmisest nädalast õppisin ja mis on siis selle nädala põhilised pidepunktid. Ja siin ma nüüd siis olen. September on poole peal ja 3,5 kuud aasta lõpuni veel käia, et ise ka ei usu, et ma tõepoolest olen iga esmaspäev seda nagu jõudnud teha. Ja mis siis on eelmise nädala minu põhiline õppetund? On see, et me võime oma otsuseid muuta või ümber mõelda. Ja eelmisel nädalal ühel koolitusel ma väga soovisin osaleda Sigriti ja Marika nagu väljakutsel koolitusel ja kuulasin seal neid jutte, mis nad rääkisid ja kuidas nemad on oma asju teinud või otsustanud ja siis mulle jõudis kohale, et ma väga hirmsasti tahan osaleda nende nagu jätkukoolitusel, mis algab siis sellel nädalal juba ja kestab 4 nädalat. Ja ma mõtlesin seda, et kuhu oma kalendris ma panen selle aja, et teha veel üks koolitus läbi. Vaatasin oma kalendrile otsa ja vaatasin oma tegevused üle, mis ma olen nagu mõelnud või plaanid teha ja võtsin vastu otsuse, et on üks tegevus, mille ma saan edasi lükata, mille täitmine ei ole hetkel praegu elulise tähtsusega ja siis mul vabaneb päevas 2 tundi, et läbida see koolitus, mis minu jaoks hetkel on oluliselt vajalikum ja ka südamelähedasem. Nii et eelmise nädala õppetund siis, et ma võin oma otsuseid muuta, ma võin oma tegevusi ümber mõelda ja sellega seoses siis jääb hetkel ära hoopis minu kutse taotlemine, ehk siis õpetaja tase 7 kutsetaotluse jaoks portfoolio nagu tegemine. See võtab ka aega, see vajab tegemist ja ma tahan seda teha hästi. Ja praegusel hetkel ma jätan selle hoopis pooleli, et kutseid saab, vähemalt õpetaja kutseid saab taotleda 2 korda aastas, see on oktoobris ja veebruaris. Et praegusel hetkel ma otsustan hoopis niimoodi, et see koolitus, mis Sigrit ja Marika hakkavad nüüd sellel nädalal tegema, siis see on minu jaoks hetkel olulisem. Ma vajan endale juhendajat, kes mind käe kõrval läbi viib nendest ülesannetest ja raskustest, millega ma ise hakkama ei saa. Nii et sujuvalt olen ma nüüd siia selle nagu teise küsimuse juurde tulnud, et mis on minu selle nädala põhilised pidepunktid, ongi alustada selle koolitusega, teha ära veel need eelmise nädala väljakutse viimased ülesanded, et ma saaksin kolmapäeval korralikult alustada täies mahus, täie keskendumisega, nii et 2 asja mõtlesin eelmises nädalal, et ma otsustan ümber oma tegevused, planeerisin kalendrisse niimoodi, et ühe tegevuse asemel on teine tegevus ja sellel nädalal tahan olla iseenda jaoks tubli inimene ja teha see koolitus läbi sellisel kujul, et ma ise olen väga-väga rahul ja saan endale tööriistad, oskused, teadmised ja juhendamise, mida ma vajan. Et mis sellel nädalal on veel plaanis, on Tartu naisettevõtjate mastermind
grupis osalemine, kus me jagame oma kogemusi, kus me jagame edusamme ja võib-olla ka neid kogemusi, mis ei ole nii hästi, kuulame, mis teised arvavad sellest või kuidas nemad on oma asju lahendanud. Samuti on minul Tartu naiste grupi coachingu kohtumine, et coach'ivas minu coach Triin siis küsib meie käest erinevaid küsimusi, tal on meie jaoks erinevad harjutused tehtud, et kuidas nagu enese seest neid vastuseid leida, mida me teha tahame. Ja mina tahtsin, et mul oleks üks asi veel, üks hetk. Mina ise tahtsin, et mul oleks üks koolitus veel juures ja selles mõttes nagu juhendaja või mentoriga, kes käe kõrval viib mind läbi nendest teemadest ja kohtadest, kus ma ise võib-olla hakkama ei saa või ei oska nii hästi, ei tunne ennast nii koduselt. Vot selline nädal, siis eelmine nädal ja see nädal on plaanis, nagu te näete, sügis on täiega käes, joped on vaja selga panna ja ma tänan kõiki neid inimesi, kes laupäeval minu tänulikkuse videole reageerisid, kes saasid mulle sõnumeid ja kommenteerisite ja olite mulle toeks, et see oli nii armas ja see oli nii südamlik, et mõnikord ongi nii, et sa ei pea kõigega üksi hakkama saama, et sa võid võtta endale juhendaja, et minu probleemid on kõik alguse saanud sellest, et ma ise nii väga tahan tubli olla, mina ise, aga aus vastus on see, et ma alati ei oska. Ja peale laupäevast seda laivi ja neid kommentaare, siis tuli minu sees see otsus, et ma mõtlen oma ajaplaani ümber ja ma võtan endale juhendaja, kes mind siis reaalselt käe kõrval viib läbi minu selle õppeperioodi. Vot, ja niimoodi siis ongi, et tegelikult ma tahaks täitsa teada ka see, et kas teie käest küsida, et kas teie olete otsustanud ümber mõne oma tegevuse või asja ja mis tunde see teist tekitas, kui te otsustasite, et see konkreetne tegevus hetkel mind ei teeni enam ja ma tahan midagi muud teha, midagi, mis toob mulle hetkel rohkem kasu või rahuldust sisse. Et väga huvitav oleks kuulda teie nagu mõtteid ja kogemusi ja kui võimalik, siis kirjuta avalikult siia nagu minu postituse alla, et siis näevad teised ka ja saavad võib-olla aru, et alati ei pea kõike üksi tegema, et on kergemaid viise ka. Ja siis ootan teie kommentaare ja näeme järgmine esmaspäev jälle. Ilusat nädalat!